Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Täna arutleme teemal, kui saate iseendaga sõbraks, pole te kunagi üksi, mis pärineb Maxwell Maltzilt. Inimene veedab oma elus palju aega teistega suheldes ja suhteid luues. Meie ühiskond rõhutab sageli välmisi suhteid ja sidemeid, olgu need siis sõprade, pere või romantiliste partneritega. Kuid on üks suhe, mis on meie elus üks kõige olulisemaid, kuid sageli alahinnatud. Suhe iseendaga. Kui saame iseendaga sõbraks, avaneb meile terviklik maailm, kus me ei tunne end kunagi üksildasena. Inimese suhe iseendaga hõlmab enesearmastust, enesehinnangut ja enesekindlust. Kui meie sisemine dialoog on negatiivne või me ei tunne end iseendaga rahulolevana, võib see tekitada tundeid nagu üksindus, ärevus ja madal enesehinnang. Kuid kui me õpime aktsepteerima ja armastama iseennast sellisena, nagu me oleme, avastame, et meil on alati enda seltskond, mis pakub toetust ja mõistmist. Oluline osa iseendaga sõpruse loomisel on enese eest hoolitsemine. See hõlmab oma vajaduste täitmist füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt. Olgu see siis tervisliku toitumise, liikumise, meditatsiooni või hobidega tegelemise kaudu. Enese eest hoolitsemine aitab meil luua tugeva sideme endaga ning annab meile vahendid stressiga toimetulemiseks. Kui me hoolitseme iseenda eest, loome tervisliku aluse, millelt saame rajada tähendusrikkaid suhteid teistega. Iseendaga sõbraks saamine nõuab ka sisemist tööd. Oluline on mõista oma tugevusi ja nõrkusi ning aktsepteerida neid osana oma isiksusest. Selleks võib olla kasulik arendada eneseteadlikkust, näiteks läbi eneseanalüüsi, päeviku pidamise või teraapia. Kui me tunneme end iseendaga hästi, suudame luua tasakaalu ja harmooniat ka teistega suheldes. Iseendaga sõbraks saamine aitab meil ka leida oma kirge ja eesmärke elus. Kui me oleme kooskõlas oma väärtustega, siis me teame suurema tõenäosusega, mis meile päriselt teha meeldib ja mida armastame. Me teeme asju, mis meid tõeliselt rõõmustavad, nii ei teki meil tühjuse ja üksinduse tunnet. Oleme pühendunud iseendale ja oma isiklikule kasvule ning see pakub meile pidevat rahulolu ja tähendust. Lõpuks, kui saame iseendaga sõbraks, muutume iseenda toetajaks ja toetame end ka rasketel aegadel. Elu toob meie teele väljakutseid ja ebaõnnestumisi ning on oluline omada sisemist tuge, et nendega toime tulla. Kui me oleme iseenda sõber, võime loota enda peale ja leida jõudu, et ületada takistusi ja jätkata oma teekonda. Kokkuvõttes, kui saame iseendaga sõbraks, avaneb meile suur võimaluste maailm. Me ei tunne end kunagi üksildasena, sest meil on alati enda seltskonnas hea olla. Iseendaga sõbraks saamine nõuab enese eest hoolitsemist, enesearmastust ja eneseteadlikkust. See aitab meil luua tugeva vundamendi, mis võimaldab meil luua sügavaid suhteid teistega ja elada rõõmsamat ja täisväärtuslikku elu. Aitäh kuulamast, järgmiste kohtumisteni!